Tere tulemast tagasi kuulama arvutitehnika ja robootika podcasti. Et minuga on täna kaks, kui võib öelda, teadushuvilist tudengit, Jaagup Jagumägi ja Karolin Laud. Tere! Kuidas te üldse ise jõudsite arvutitehnika eriala juurde? No, minul oli sõber siin ees, kes siis soovitas seda. Või üldse mul oli niimoodi, et mul oli üks sõber arvutitehnikas ja teine IT-s ja siis mul oli selline hea hetk, kus on mõlemad üritasid mind ühele ja teisele poole saada, et siis sai kõik läbi räägitud ja siis tundus, et arvutitehnika on parem, kuna ma olen ise just selle nagu elektroonikaga rohkem huvitatud, et siis see on nagu hea koht, kus selle haridus kätte saada. Jah, ma siis käisin mööda Tartu Ülikooli õppekavade lehti, lugesin, mis neis kõigis sees on ja no ma mõtlesin, et mulle meeldivad arvutid, ehk siis midagi selle teemalist, ehk siis arvutitehnika või informaatika ja siis ma hakkasin läbi vaatama, mis seal täpselt õppekavades on ja panin tähele, et informaatikas on selline asi nagu diskreetne matemaatika, aga arvutitehnikas seda ei olnud niimoodi, et ma mõtlesin, et okei, mis see siis selline on, tegin ühe kiire Google'i otsingu, tegin Wikipedia lehe lahti, kerisin seal 5 minutit ja otsustasin, et ma lähen arvutitehnikasse, kuna seal ma ei pea sellega tegelema. Aga te olete esimese kõrguse tudengid ka alles, aga kas teil on juba välja kujunenud näiteks esimesest semestrist või siis praegu, mis te õpite, mingi lemmikaine ja miks just see aine näiteks? Ma arvan, et nutilahenduste praktikum on mul praegu lemmik, kuna... Ma ei nõusta absoluutselt. Sa ei nõusta absoluutselt, aga minu jaoks see on nagu... Sa saad tulla koha peale, sa saad seal nokitseda, sa ei pea nagu midagi koju võtma otseselt, sa saad kodus ka teha, kui sa tahad muidugi. Ja sa ei pea koostama mingeid aruandeid, sa ei pea tegema mingit suurt paberimajandust, vaid sa lihtsalt teed koha peal ülesande ära, näitad ette ja ongi korras, liinuke kirjas ja kõik. Eks see on mugav. Mulle endale muidugi meeldib elektroonika disaini tootmine praegu, kuna see on lihtsalt see, mida ma tahan tulevikus teha. Oli midagi, mis ma arvasin, et ma tahan teha ja siis nüüd meil on see aine ja ma leidnud, et see on väga-väga tore, et on seal seda kunstilist poolt, sa saad ise oma asju disainida, on seda käelist poolt, mulle käsite meeldib, nii et see jootmine ja kõik, et ma praegu seda väga naudin. Nii et jah, minu lemmik. Ja, et mõlemad vist tõite ka jälle üpriski praktilised ained välja, et kus saab teha ise midagi, et ei ole nii palju võib-olla saate kohe rakendada selle teooria praktikasse? Jah, ma ise, sellest, mul on nagu matemaatikale, erinevalt siis Jaagupist, mul on matemaatikale väga sügava koht südames olemas, kuna see on see olümpiaad, millega ma olen tegelenud peamiselt ja hästi palju sõpru, kes on sellega seotud. Et ma ise võitsin need 12 EAP, mis ma nüüd praegu võtan juurde, lisaks sellele, mis meil on mõlemad matemaatikained. Et siis põhimõtteliselt minu see semester on üldse matemaatika ja mulle see väga meeldib, aga see on niisugune nagu tavaline, tore on see, kui sa näed mingisugust reaalset produkti, mis valmib pärast, kui sa oma töö ära teed, et see on jah väga lahe. Ma arvan, et kui sulle ei meeldi praktika, siis sa lihtsalt ei tule arvutitehnikuks. Jah, seda ka kindlasti. Et peamine märksõna on praktika ja veel. No sa saad, see ongi asi, mis informaatikast eristab, nagu sa paned mingeid asju kokku päriselt. Aga kui tulla selle raketi juurde, et kuidas te sinna sattusite? Sest Jaagup küll läks siis, kui oli juba ülikoolis, eks ju? Ja. Aga sina läksid ju siis, kui sa olid gümnaasiumis alles? Jah, ma olen gümnaasiumi esimeses aastas. Et kuidas te sinna sattusite? No, mina isiklikult olen raketti vaadanud teisest hooajast vist alates õega koos ja siis me ikka elasime väga emotsionaalselt kaasa igale hooajale. Üritasime ülesandeid ise lahendada, üritasime mingisugust asju ise kodus kokku panna, kui midagi tundus põnev. Alati oli mõte, et tegelikult võiks ise ka proovida. Ja siis 10. klassis, kui ma läksin, keegi eriti kedagi veel ei tundnud. Ma kolisin Tartust Tallinnasse, mul olid kõik uued inimesed ka ja siis tulevad 2 klassivenda minu juurde ütlevad, et kuule, me lähme. Et nüüd on niimoodi, et sa tuled ka ja ma ütlesin, okei, ma siis tulen ka. Ja mis halvim, mis saab juhtuda, on see, et sa ei saa saatesse. Sa saad uuesti minna proovima, et ei olnud põhjust mitte proovida. Ja siis ma läksin ja läks hästi. Jaa, ma arvasin, et ma saan paremini hakkama kui need, kes varem seal olid. Nagu iga kord, kui ma vaatasin neid saateid, siis jube tihti juhtus seda, et minu pakutud lahendus oligi nagu lõpuks see, mis nagu kohtunikud olid mõelnud.
aga tegelikult see oli päris palju teistsugusem, see oli päris palju raskem, kui telekas tundub. Ja samas ka see, et nagu see lihtsalt tundub lahe asi, mida teha. Nagu sa saad päriselt selliseid ülesandeid lahendada ja mingi võistluses osaleda niimoodi, et see oligi see, miks ma läksin. Ma arvan, et saan hakkama ja tundub tore. Aga mis selle võistluse seal raskeks muutis, et kas see pinge, et nagu mingi ajasurve või see, et sa tahad väga-väga võita? Stress on ikka päris laes. Stress on pigem peal. Ja see on, mida ei näe, on ju see, et palju neid saateid seal reaalselt päevas filmitakse, et sul on 2 saadet päevas. Nii et nagu sul ei ole puhkamishetke, et sa alustad, sa lähed kella 6, lähed Grimmi, mina siis tüdrukon eriti, mul olid veel pikemad jooksed toona. Ma seal istusin Grimmitoolis oma 1,5 tundi iga hommik. Siis sa filmid oma 2 saadet ja sa saad võib-olla 11 magama ja sa teed seda nädal aega järjest. Ja nagu võib-olla ka telekast te vaatate iga nädal seda asja, aga me salvestasime mitu saadet päevas, ehk siis meil oli nagu mingi äkki 6 võistlust päevas, et need ikka oli nagu. Et see on ikkagi, jumal, süda saab oma nagu workouti seal tehtud, et seda kindlasti. Okei, aga kas teil tuleb mingi meeldejäävam hetk ka, mis oli nagu siuke, et yes, et see oli lahe või... No seal oli päris palju lahedaid ülesandeid, mis mul meelde tulevad. Minu üks nagu lemmik, nüüd ma lähen tagasi sinna oma teoreetilisse maailma ülesanne, kus me arvutasime kuuli lennukiirust. Ja see mulle hullult jäi meelde sellepärast, et see on nagu, ma kujutan ette sellist ülesannet olümpiaadil, või võib-olla mitte olümpiaadil, aga mingi matemaatika kontrolltöös või füüsika kontrolltöös. Ja siis ülesanne antakse sulle füüsiliselt kätte, sul on nagu see mingi nerfi püstol, sul on oma see plastkuul ja sa nüüd arvutad selle päriselt selle kiirust, et see oli hästi ilus selline teoreetilise ja praktilise maailma ühendamise ülesanne, et see tuleb hästi meelde. Mulle meeldivad mu enda saavutused niimoodi, et see, kui ma suutsin üksinda 4-mehelise tiimitolli saata läbi selle, et ma võitsin mõlemad ülesanded. Ja see on päris hea. See oli selline kena underdog moment just järgmises saates, kui nad olid meid nagu kahes tiimitolli saatnud. Ja ma mäletan, me veel vaatasime seda saadet seal inimestega koos ja siis see avaldasid muljet, ütleme niimoodi, päris paljudele, et see oli tubli töö tõesti. Ma kujutan ette, et see oli mingi väga hea tunne, et see on nagu tegin ära. Nad olid just meie tiimi nagu pool seisvust välja saatnud. Ma olin ainuke, kes järel oli ja siis ma tegin tagasi. See oli väga tore olukord. Aga kui ma ütlen, üks asi, mis mul tuleb meelde, mis on nagu väljaspool filmist nii-öelda, et neid põnevaid hetki on ju veel, kuna see saade ei toimu kõik samas kohas, küll reisitakse ringi, meil oli üks saade Tapal. Ja siis meil Tapale sõitis üks suur buss. Hommikul kell 5 vist hakkasime minema. Bussis oli nagu mingi pooled võistlejad, pluss siis kaameramehed, pluss Grimm, pluss nagu hästi palju rahvast. Ja siis oli hästi suur lumetorm. Ja meil oli see kujutus ette, kuidas mitte keegi ei jõua selle lumetormiga meil kohale. Siis tuleb uudis, et pool raketi krüüd on nagu läinud. Et seal on nagu lõbusad hetkiga väljaspool saateid endaid. Ja, aga võib-olla seda küsiks ka, et kui sa läksid sinna üldse, et kui palju need gümnaasiumi teadmised toetasid sul seda tegemist või kas need saates saadud teadmised nüüd aitavad sind äkki erialal kuidagi? Ma arvan, kindlasti oli seda teoreetilist poolt. Meil saates me olime väga ära jagatud niimoodi, et kes me olid praktika lahendajad, kes olid teoreetilise poole lahendajad, mina olin teoreetiline, et see kindlasti aitas. Mina leidsin hetke, kus minul jäi puudu gümnaasiumi teadmistest, et ma ei teadnud, mis asi on kondensaator, kui ma olin seal saates veel. Ja oli vaja kondensaator ehitada ja ma ei osanud ja siis ma jõudsin 11 klassi füüsikatundi ja me õppisime kondensaatorit ja seal võeti kondensaator lahti ja ma mõtlesin, et okei, see ta on. Et võib-olla oli süke hetk, kus sai natuke liiga vara mindud. Aga et selles mõttes seal teistpidi, jah, ma olin selles saates seda juba natuke õppinud, et ta aitas kaasa, aga ma arvan, et mis sa rohkem võtad kaasa, nagu lisaks erinevalt teoreetilistest teadmistest on just see suhtlusoskused, just süükene hakkama saamine, külmanärvi hoidmine, et see on seal nagu just rohkem see, mida ma arvan, et ma rohkem kasutan igapäevaselt. Ja, kindlasti saite uusi lähedaid tutvusi ka. Seda kindlasti. Raketi pere on väga kokkuhoidav, et see on üks asi, mis jällegi, et ei tea või sa ei tea, kui sa kandideerid, aga et kui sa juba raketis oled, siis meil on need ühisvaatamised, kus tuleb kokku hunnikutes hooaegu. Et meil on seal nagu 6. hooajast nüüd viimaseni on nagu rahvas koos vaatame ülesandeid, koos teeme nalja.
Jaagup siin korraldas meil finaali ühisvaatamist näiteks hiljuti, see oli väga lahe. Ja, aga ma ise ei saanud osaleda, kuna ma jäin Võhandu maratonile päris pikalt sõitma veel. Jah, aga me saime Lodjaga ja siis oli finaali ühisvaatamine nüüd hiljutine ja Andri oli seal kohal ja Rudolf olid kohal ja oli saun, et see inimeste pool seal on hästi-hästi tugev, et kui muud põhjust ei ole raketti minna, siis inimeste pärast tasub kindlasti. Okei. Ma arvan, et nagu selle, mis kogemusi kaasa võtta, seal ei ole nagu sellist nagu oskust, mis sa saad. Need ülesanded on ikka nagu nišid, nad ei ole nagu praktilise eesmärgiga tihti, nad on nagu lihtsalt lahendamise jaoks. Niimoodi, et nagu sellist kogemust sa ei saa kaasa sealt, et jaa, ma tegin seda seal, ma saan seda nüüd päriselus ka teha, aga nagu Karolin ütles, siis jaa, külma närvi ja meeskonnatööd saad küll. Ja, aga kas sind nagu tunned, et aitas rohkem see, et sa läksid ülikooli esimesel aastal sinna, et kas tundsid, et oli kuidagi rohkem? Ei, see oli väga nagu, on selline ütlus, et inimene on kõige targem peale seda, kui ta lõpetab põhikooli ja ma nüüd olen hakanud sellesse uskuma sellepärast, et Karolin ütles, et jaa, et vahepeal jäi gümnaasiumi teadmistest puudu, aga ma käisin vahepeal kaitseväes ka ära niimoodi, et ma olin üldse saanud täieliku ajupesu vahepeal. Ma ei mäletanud Oomi seaduski nagu. Juhtub. Jaa, ma ei teadnud seda ka ja me läks päris tükk aega, et seda välja mõelda seal ühe ülesande ajal. Ehk siis nagu tegelikult minu ealistel ei ole selle eelist nagu, ütleme ausalt ära. Võib-olla nagu elukogemuse koha pealt, et jaa, ma olen rohkem akutrelli kasutanud või midagi sellist, aga nagu teoreetilistest teadmistest mitte. Akutrelli oskus on väga hea oskus, mis saatesse kaasa võtta. Üllatavalt palju tuleb kasuks. Okei. Selle kohta vist ükskord oli isegi mingi uudis, et tuleb osata kasutada või kuskil saates võib-olla mainiti seda. Ja mulle pakkus... Ma tean, et eelvoorudest läbi saame. Ja eelvoorudes on küll need asjad ja mulle pakkus väga nalja, kui inimesed rääkisid, et jaa, et neil kool nagu teeb selliseid nagu õppeklasse, kus sind valmistatakse raketiks ette ja seal tutvustatakse sulle elektritööriistu ka. Ja siis ma mõtlesin, et mine kuradis. Väga armas ju iseenesest. Väga armas või kool proovib ennast läbi laste reklaamida niimoodi. Saab mitut moodi vaadata. Selles suhtes, kui laps oskab akutrelli kasutada, siis ma arvan, et me oleme võitnud. Tõsi. Saite uusi tutvusi, et selle pärast soovitate minna, aga see on veel miski, et miks te soovitaksite näiteks ka teistel minna sinna saatesse? No ilmselge pool vist on see, et võib raha võita. Jaa, 15 tonni on päris kena summa. 15-20, kui sa oled tüdruk ja võidad, noh kindlalt. Või siis, nüüd on 6000 vist. Nüüd on 6000, jah. Ma läksin liiga vara. Pekki, mul oli 5000. Aga jaa, et see on üks pool kindlasti, eks see motivaator. Head toitu pakkusid, mulle see väga meeldis. Jah, aga no, kui sind ei huvita selline asi, siis ma ei saa sind veenda sinna minema nagu mingi, jaa, et tegelikult seal on selline salajane asi, mida keegi ei teagi. Vaid nagu ongi päris, et kui sa vaatad saadet ja sulle tundub, et see on äge, siis mine. Jah, et kõik need, midagi veel on see, et kõik need kohtunikud on tegelikult väga armsad, et tulevad ja räägivad sulle ja sa saad õppida hästi palju ka kaamerate taga. Sest et kui ülesande lahendus jääb poolikuks või midagi sellist, siis kohtunikud tihtipeale pärast selgitavad sulle ära, et mis see tegelikult oli ja kuidas saaks teha paremini ja kõik see, et sellepärast on ka. Aga noh, jah, kui sulle tundub, et ei ole tore, siis sul ilmselt ei oleks tore ja ei tasu minna. Meil said mõned teokamad inimesed ka läbi kohtunike praktikakohtadele igast uhketesse kohtadesse niimoodi, et oled ettevõtlik inimene, siis äkki satud ka kuhugi. Ja seda jagatakse, mullegi jagati seal veel. Pärast seda, kui ma välja olin langenud täpselt see, sest näljakas. Aga mis ta on? Ja, et kindlasti on väga hea viis silma jääda just näiteks tulevasele tööandjale näiteks või? Jah, tehniliselt küll, aga tegelikult ma ei ole kindel, kui väga see CV peal väärt on, et sa käisid rakett 69. Ma arvan, et Eestis-siseselt CV-l tekka on midagi. Aga kui just näiteks praktikale kutsutakse. Okei, kui sa said kõrge koha, siis muidugi, siis on hästi, aga kui sa lihtsalt nende 12 seas, siis sa nagu, ma ei usu, et sa annab erilist eelist. Aga samas, ma ei ole tööandja ka. Niimoodi, et ma ei oska öelda. Noh, peamine on see, et sul on, kui mitte see, et sa saad nagu panna raketid CV-le, siis sa saad kas või, ongi, kui sa tahad kirjutada Taavi Kotkale, sa saad kirjutada Taavi Kotkale. Ja, sa saad
Eks see onupoja poliitika meil Eestis on suur asi ja raketisiseselt see ka ikka eksisteerib juba kohati. Aga jah, et aitab, ma arvan, ikka kaasa mingil määralgi. Kui te nüüd mõtlete, et saates saite väga palju oskusi, et tulla õppima ülikooli, eks ju, nii oleks saanud ilmselt. Aga ja nüüd, kui eriala lõpetate, mis teie nagu tulevikuplaanid edasi on? Et sina tõid välja seda elektroonika poolt ka nüüd? Mul ei ole õrna aimugi. Ma lihtsalt tahan homsesse päeva jõuda ja siis vaatab homme edasi. Eks ma ikka, magistrisse lähen edasi. Kuhu ei tea, vaatab välismaale ilmselt. Nojah, ja see elektroonika praegu tundub, et on tore. See õppejõud, kes meil on, tema kirjeldab, mis ta oma päevas teeb ja ma mõtlen, et ma võiks ka süükest asja oma päevas teha, et seda absoluutselt. Nii et vaatab. Kui see välja tuleb, siis tuleb. Ja muidugi tahaks natukene... Ma ise olen, sa nüüd ütlesid loodussõprade ringiga, või see looduskaitsesin ringi, et see on lahe. Mul endal, ma olen öelnud, et kui see maksaks, siis ma oleks ornitoloog, aga kahjuks ei maksa. Et tahaks nagu loodusega ka jõuda kõrvalt edasi teha asju. Et mitte ainult jääda sellesse elektroonika maailmasse ühte poolda maailmast kinni. Et vaatab... Võib-olla võtab vahe aasta, võib-olla reisib ringi natukene. Aga magistrisse tahan kindlasti ühel hetkel edasi minna, et seda ei juhtu, et see ära jääb. Aga kas teil on mõni hea nipp ka anda teistele, näiteks kuulajatele või vaatajatele, et kuidas jõuab üks tudeng teha õpingute kõrval veel muud ka? Kuidas oma nagu aega niimoodi planeerida, et sa jõuad õppida ja jõuad tegutseda ka? See on hea küsimus. Kas on ainult tahte jõud? Nagu see on väga see, et sa ei tohi asju edasi lükata. Nagu, et kui sul on võimalus asi kohe ära teha, siis pigem tee, sellepärast, et lihtsam on teha, ütleme, 3 asja 3 nädala jooksul, kui 3 asja 1 nädala jooksul, kui kõik on nagu mingi deadline'id on sul nina ees kohe ja siis on kõik väga halvasti ja kellelgi ei ole aega kokku saada ja sul ei ole väga aega õppida ja sa ei tea, kellelt abi küsida. Ehk siis nagu kooli koha pealt ära võtta endal liigseid kohustusi, Karolin, ja lihtsalt tee asjad õigeaegselt ära. Ma arvan, mina, kes ma siin võtan liigseid kohustusi. Kui sa lükkad asju edasi, lükka neid plaaniga. Kui sa tahad teha seda asja järgmine nädal, siis sul on kindel plaan, millal seda teed, kui palju sa teed 1 päevas. Et see on võimalik tegelikult. Teine asi on, ma arvan, see on muidugi nagu selline keeruline asi. Minul endal on mingisugused asjad tulnud alati kergemalt. Olles tegelenud matemaatikaga väga pikalt, näiteks kui eelmine semester oli kõrgem matemaatika 1 ja kõigil oli väga raske, siis ma ei näinud seda, miks on raske. Ja nüüd ma võtan kõrgem matemaatika 2. See on nüüd natukene, võib-olla minu jaoks natukene raskem, aga endiselt, et ta läheb ikkagi nagu kergelt. Et märka neid oma tugevusi, et siis sa saad võtta neid aineid, mis sul on kerged, sa saad teha võib-olla asju ette ära. Näiteks me võtame praegu ka järgmise kevadsemestri ainet ja siis järgmine kevad meil on rohkem aega tänu sellele ja see aine ei ole meile keeruline, et siis tasub nagu teha niisuguseid auke, kui sul on seda lihtsat aega. Aga teine asi, mis saab alati teha, on üritada liita neid 2 asja. Et näiteks ma ütlengi, ma võtsin endale 2 EAP-se aine linnuvaatuse välipraktikum, aga ma lähen sinna 3 sõbraga. Et puhkus ja lõbu. Et sa nagu ühendad neid. Lihtsalt istud kusagil metsas enda binoklitega. See kõlab suurepäraselt. Absoluutselt. Paned lõkke kohal grillvorsti ja ongi korraldus. 2 EAP-d kirjas. 6:30 hommiku ette. Oi, kuidas ma surin mõndade EAP-de jaoks, mis see oligi arvutiriistvara praktikum. 3 EAP-d see küll ei olnud. Oli 3 ju. Vist oli 3. Et jah, et saab neid liita, et siis on ka tore. Ja teine muidugi asi, mis on see, et tööd saab kaasa võtta kohtades. Kui sa pead midagi lugema, siis sa võid seda lugeda piknikul selles suhtes, et ei ole hullu. Et ei tasu ennast üle töötada, seda kindlasti mitte. Ma ütlen seda ja see on väga silmakirjalik praegu sellega, mis ma teen. Aga et kui muud ei jää üle, siis leiad viise, kuidas asju ühendada ja siis saab hakkama. Kui praegu mingi gümnasist kuulab või vaatab, et kas tema peaks asuma õppima näiteks arvutitehnika erialale ka? See on selline keeruline vastus sellepärast, et see kindlasti ei ole igaühe asi. Sa pead olema kindlalt moodi inimene ja ma ütleksin, et see õppekava on täitsa põhjusega kõige väljakukutum ja kõige vahetatum vist Tartu Ülikoolis. Et ära võta seda, kui sa tegelikult tahaksid minna IT-sse, aga sa lihtsalt nagu ei saanud sisse või midagi.
see ei ole see lihtsalt nagu. No eks ta ole raske, seda kindlasti. Ta on raske selles suhtes küll, et see ei ole asi, mida sa lähed naljalt õppima, vaid sa pead teadma, et sa tahad pigem midagi sellist teha ikka. Ma arvan, et üks asi, mis kindlasti on see, et esimene semester on raske. Seal on üks aine, mis võtab tööd ja võtab aega, on robootika. Ja kui see ära teha, siis tegelikult on okei, aga see tuleb ära teha. Et teine semester on kohe palju lihtsam. Ei tasu ära ehmuda sellest esimesest semestrist, ma arvan. Kindlasti tasub osata õppida matemaatikat gümnaasiumis korraga. Ma arvan, kui sa teed matemaatikaeksami korralikult gümnaasiumis ära, siis sul ei ole probleeme ülikoolis, kui sul pole kaitseväega vahel. Jah, ma just hakkasin mõtlema sellest, kuidas ma kõndisin esimesse kõrgema matemaatika loengusse sisse ja kõndisin sealt peavaluga välja. Ma ei saanud mitte midagi aru. Okei, ma ka üheski loengus ja käin, need olid vist keerulised, aga konspekti lugeda. Tempo oli hirmsalt peal kogu aeg. Aga ma arvan, kui inimene on huvitatud arvutitest ja ongi just sellel nagu vahel, et kas minna arvutitehnika või minna informaatika, siis ma arvan, et see pool, mis peaks suunama sind arvutitehnika poole, on just see, kui sa tahad neid roboteid ise kokku panna. Et ongi informaatikas me õpime neid algoritme või me õpime seda, kuidas lihtsalt seda programmi kirjutada, kuidas andmeid analüüsida, kuidas seda signaalitöötlust teha. Kõike seda sa saad arvutitehnikas ka, võib-olla mitte nii nagu sügaval tasemel, sest et siin tuleb teha muud ka ja sa ei jõua teha informaatikat pluss midagi, et peab kuskil asju lõikama. Aga samas sa paned selle roboti kokku ja siis sa paned sellele robotile peale koodi, mis teeb sul signaalitöötlust ja siis see robot läheb viskab pallikorvi. Et seal on see, et just ongi, et kui sulle meeldib arvuti, sul meeldivad programmid, aga sul meeldib just see praktiline pool sellest, siis on arvutitehnika õige koht. Aga kui sa tunned, ma ise ütleks, et kui ei saa informaatikasse sisse, ega on soov seda teha nagu arvuteid, et võib ikka tulla arvutitehnikasse ja siis vahetada, et see on ka täiesti okei ülikoolis suunda vahetada. Aga jah, et tuleb arvestada sellega, et ikkagi tööd on, ta ei pea õppima puhtadele viitele, ei pea õppima ka puhtadele 4, et kuidas iganes keegi hakkama saab, et see pea olema eesmärk just sellised, et sul endal on nagu tore, et sa tunned, et sa saad neid uusi teadmisi, et need teadmised on head, mis sa saad. Tegelikult on väga tore eriala, lihtsalt ongi see, et ta ei ole just kõige kergem, aga ta on kindlasti väärt seda. Sest sa saad võtta arvutitehniku tegema informaatiku tööd, aga vastupidi on keerulisem või siis just see õppimise lävend on nagu kõrgem. Et ma arvan, et ta annab sükse hea laia baasi põhimõtteliselt kõige jaoks. Nõustun sellega, jah. Et see on nagu, ta on hea eriala selles suhtes, ta on väga hea nagu investeering oma tulevikku. Selles mõttes, kui sa suudad survet välja kannatada ja raskustest läbi tulla, aga sul ei ole õrna aimugi, mida teha oma tulevikuga, siis nagu you could do a lot worse kui arvutitehnika. Selles suhtes see, mis valikuid ta sulle annab tuleviku osas, see on päris hea. Aitäh teie mõtete eest, mulle väga meeldisid need raketimõtted ja kogemused. Mulle väga meeldis see, et kuidas Karolin tõi väga hästi välja, et kuidas jõuda teha asju. Et väga tore vestlus oli teiega ja aitäh, et tulite tänasesse episoodi. Aitäh, et kutsusite. Ja kuulajatega siis kohtume juba järgmises episoodis.